hästi. aga это был нокдаун. Uus nädal, uus vlog, oleme tulnud siia Kalevi poksiklubisse, et alustada kohe uut nädalat sparringuga. Sparring tehtud ja nüüd poistega sööma. Kopp on ka. Esimene kombo töötame. 1-2 vasak midel. 1-2 vasak midel. Vasak parem, vasak midel. Oot nii. Üluvamise peale maksimumjõuga. 9. 10. Hoian teid enda upgrade'idega kursis, meil on uus upgrade on boksi timer. Saad puldis panna erinevaid sette ja siis just videol olnud posupall ka on uus upgrade, mida tahtsin ammu saada saali, aga ei olnud viitsinud minna ostma. Pluss on saalis nüüd 3 boksikotti. 2 boksikotti ma arvan, ma vahetan välja mingil hetkel, aga praegu on 3 olemas ja saab teha kotitrenni ka juba. Okei. Вот кое ты дистанс, вот Ирус. Сиську и Майкель хоя пади. Давай. Let's go. Õhtune trenn ka tehtud. Nagu ikka alati tummine trenn. Meil on kodus ka nüüd kuusepuu. Vau. Such vau. Sama fake nagu Türgi Adibas. Ja seal ta on. Väikemees tuli ka Hispaaniast. Ja väikemees tuli ka Hispaaniast kohale. Tule näitas Maiki TV-le. Oi, Damjančik. Sa issi hakkab boksima nüüd ju Moonu Maikiga.
jõud seal ja. Oi, Pall, oi, Lauri, oi. pall, sadas oli ja. Tellisin endale uued Rivali reketid. Ma kuulata, siis ette on ka väga elevil, väga siuksed power paddle. Päris ägedad. Täna õhtul saab kohe ära proovida. Pidid jõudma alles homme, aga jõudsid juba täna, nii et very good. Vaatasin Ringol, et samasugused, siis ma natuke Ringo pealt kopisin, tellisin endale ka. Oi. Mõtlesin, et üllatan keha ja teen trenni algus kohe assaultbike'i. Aga ainuke, keda ma üllatasin, mida ma üllatasin, oli ise ennast. Sest nüüd ma olen nii väsinud. Nüüd hakkame jõudu tegema. Täiesti kutt omadega, aga tegin uue kalori rekordi üksinda. Seega enne oli mul 73 kalorit üksinda, nüüd tegin 78. Me oleme 2 kalori kaugusel Rauliga tehtud rekordist, nii et vastupidavus paraneb. Maiki läheb tugevamaks ja nüüd jätkame tööd, hakkame jõudu tegema. Vastu mulle Anette jätta järgi juba. Üle põlves, üle nagu üle varvastavad. Üle külje läheb. Laia masin. See ei muuda, usu mind. Käed nagu kohe ka panna, et saad nagu toetada. Et sa saad nagu lõpp. Sa teed jalg kõrgeks täitsa praegu. Et sa võimalikult püsid nagu selle jala peal. See on nagu võimalikult kinni. Ükskõik mis olukorras tuled siin. Jätta mingi asja siia vahele. Kogu aeg siia vahele vaata. Vägisi tuleb. Just sa juba keerad sinna poole ja nüüd sul on teine pool vahele. Nüüd on lihtne. Nüüd tuleb teisel poole. Nüüd mul on terve. Nüüd ma pean hakkama siia minema. Nüüd sina vahetad poole. Ja nüüd sina iga kord, kui sa toimub minu liht, just ta läheb jälle 10 senti välja. Ja. Just. Seda kätte ei pea hoidma. Sa võid sellega nagu just kaitsta seda, et ma hakkan siit tulema. Ja sa võid hakata minu poole lihtsalt just keerad niimoodi maha. Siia õlg välja. Õugastu rinda kohe, just õlg on väljast. Ja nüüd ongi hea, see käsi on vaba. Sellega hakata teha alguses. Ma võin pea nüüd kohe siia. Ja siia. Ja. Nüüd. Mida ma unustasin sulle öelda. Nüüd sa blokid seda käe sellega ära. Sellega sa enam ei ründa mind. Sellega pole enam nii vahet siin all. Sellega ma võin ära lükata. Selle käega. Nüüd ma võin siit neid konkse hoida. Osadele meeldib siin mingit konksu mängiga teha. Ja nüüd sa võid selle käega mu põlve ära hakata lükkama. Ja nüüd hakkad seda just. Nüüd vahetad selle põlve üles ja viskad jalad teistpidi saaks. Teistpidi hops. Tundsid. Ja nüüd sa lihtsalt keerad mu peale. Eile õhtul Dokonis ei filminud, kuna lihtsalt ei viitsinud. Aga oli väga hea trenn, väga hea punt oli kohal. Marek Merisalu, Kristjan Tõniste ja Rustam. Tegime maadlust palju, erinevaid probleeme lahendasime, mis tekkisid Dokoni sportlastel eelmistel nädalavahetusel toimunud Eestikatel. Nii et tegelesime nende probleemidega. Ja siis täna hommikul Marekuga oli Tšits,
enne seda andsin trenni ja nüüd saalist tagasi annan jälle trenne, nii et täna enda poolt ainult üks trenn, kuna eelmised 2 päeva päris rasked olnud ja keha on mega väsinud, siis täna tegin veits kergema päeva, et saaks nädala lõpu teha jällegi tugevam. 12, 13, 14, 15. 1-2. Tšaa, uuesti. Ja vot nii, uuesti. Põhitirga. Haaklu järgi. Uuesti. Andrega loob. Siis haak loob. Loob vastus lahti. Ilus aga. Vot nii, toimib küll. Jälle saalis, jälle põhivennaga, nagu ikka. Lenk on saalis, täna ilma pojata, täna tuli üksi, siis ta tuli reaalselt trenni tegema ja tuli lammutama täna, nii et hakkame littima ja siis juba jiu-jitsusse. Need kohad ainult tekivad ka ja siin on siis crucifixi koht tegelikult, kui ma selle jala kätte saan ja siia poole panen või siis ma rünnaku ja prioriteet 2 on otsida tšämpides. Prioriteet 2 on prioriteet. Jah, kohe räägime. Sul on crucifixi hoidmised, on ju, sul on triangikohad, sul on kägistus ja otsid alumust konksu. See on praegu tegelikult põdenaja trenn, et see on rünnakud on selleks, et natuke lihtsalt vett segada. Ja ütle partnerile, mida sa jahid, et mis on raskusaste. Ja see ei ole võitlusjale, see ei ole spark, me teeme trenni. Eero tahab siinpool olla igavesti, kui sinna poole lähed, siis ilma konksutab. Valmis? Läks? Vaatne. Et seda konkreetset asja kontrollida, seda üleminekut, et see pole üldse lihtne üle viia. Sul on rohkem kui tal. Mingi räkkes, lähe. Üks tahab chesti, üks tahab chesti käkke. Jalgu ei kõrutanud. Mina võtsin koos seda. Mul on siit paika. Ja seda temal chesti backi hästi raskes. Sellepärast ma hakkan nurki otsima kogu aeg. Et siit mängima, siit tekivad jälle armrätti. Et ma lasen ennast ligi, sest väga raske minna chesti backi, kui ta on korraks eemakust. Et ei saa nagu siit minna chesti backi ka. Ja mingi asju ei saa.
Yes. Это был нокдаун. Hästi. Eesti karu. Yeah. Õi, oleme Revalis Torbekuga kaalu võtmas. Ui, kõhna mees. Natuke on veel jäänud ja homme juba UFN. Let's go! Tulime praegu KRVA-sse Ringoga lapat tegema just täna ainult üks trenn meil, kuna hommikul võtsime Torbekuga kaalu, nagu nägite videost, siis Torbek võistleb homme UFN-il semi-pro matšis Marek Saare vastu. täna on tegelikult tagasi ja mingid päevad täitsa ikka. Ja ega praegu joon on ikka, lõuajoon on ikka liiga ilus. Ja päevakangela seal taga peidus pimedas, ei näe keegi teda. Ja läheb paksem treener. Eile räägis sellest, et käisime sööma töötama, siis vaata sportlased peavad kaalu võtma, aga treenerid peavad kaalu juurde võtma. Sa võtsid juurde jälle või? Oleme Rakveres kohal. Läheme teeme kiire ringtšeki ja siis varsti juba vaja käed siduda ja vaja hakata sooja tegema, sest me oleme juba... Torsten, mitmes fight me oleme? Kolmas fight ja peale meid on kohe Rainer Rohtla versus Taur Kuitor, nii et teeme kohe töö algus ära, siis saab nautida ülejäänud õhtut.
õss, Reio ka siin. Ja Marek Saar siin. Väga veid rahva siin ka. Oli jah. Kristo, näitame nägu, ei ole nii kõhna kui eile ju. Ei ole veel jah, natuke ümaramaks läinud. Natuke ümaramaks. Sama õnelik. Ringo? Näeb ikka sama välja, ei ole muutunud midagi. Normaalne. Ära 2-3 rulli ja paned haiga kinni. Käsi veriseb. Lauda ei ole ka. Ei ole. Kui mõtlete, kui glamuurne on enne fighti elu, siis täpselt selline parmu elu see ongi. Mis vend see seal on, ei tea. Üks vend ei suuda ikka normaalne olla. Igatahes glamuurne elu on selline, fighter istvad diivani peal, ootad oma hetke ja mingi vend peab lihtsalt laamendama seal. Nagu oleks omas kodus. Palun, siin peab sekkuma juba politsei. Ei ole. Ui. Oot see on mõni. Oot see. Tulen haamri, ma panen haamri külge asja. Uuesti. Kaks kaitses. Üks, kaks. Natuke kiire, natuke terava. Ilus. Üks või? Haaklo. Lokaklo. Meie. Sirge midagi. Oot. Eestlane olen ja eestlaseks jään. Au. Uuesti. Veel tugev. Oot, nii uuesti. Sirge. Võta pilli ette, löö ära kohe. Kohe. Ja veits alla poole. Veel. Sirge. Tšau. Löö. Haaklu. Sirge haaklu. Üks veel. Kõik. Tubli. Ilus.
no nii, võite, ütle kommentaar ka, kuidas oli? Vamos. Cornerman, saad 2-0 ju nurgas. Sa lahkud tipus või? Reio lahkubki tipus, rohkem ei tule. Jäta 0 rekord. On? Olid või? Sa ei olnud nurgas ju? Sa ei olnud nurgas? Sinu vastu, sinu omas, oli küll. Jääb 2-1 jah, ongi pekkis. Pead edasi tegema. Igal juhul, töö on tehtud. Torbek võitis esimeses raundis päris ruttu. Väga ilusti lõi põlvi, väekaaris nurgas lõi põlve pähe. Ja kohe lõi ja kohe toimis. Raner Rohtla muidugi väga raske matš, eks oli teada, et on suur amps Taur Kuitori vastu. Taur ikkagi kogenud võita ja teinud palju pro-matše ja nüüd oli ka välismaal Aarhus on ju, et oli näha, et Tauril oli plaan, tuli vasakukäelisena välja ja fightis terve fighti vasakukäelisena, kaitses seda jalga, millest ta kogu ära lüüakse. Ranel esimene round oli väga hea, teine round pakkus juba vähegi õhk välja minema ja kolmandasse me ei jõuduki, nii et kõva kogemus Ranelile, nagu me kõik ütlesime, ega tal midagi kaotada pole, on ainult võita ja nii see oli ka, et ma arvan, sai meelet suure kogemuse ja tore oli näha, kui palju inimesi elas Ranelile kaasa. Torbek on nüüd 8 matši teinud meil, 7-1 rekordiga, nii et nüüd saab teenitud puhkuse aasta lõpuni ja siis uuel aastal juba sihime järgmiseid samme. Jalg on pehme. Sina väga suur tänu, sa paiknud mindset'i väga hästi paiknud nagu Riigovi. Kindlasti on tänada kõik oma toetajaid. Seekordne vlog ei lõpe laupäeval, vaid täna ka veel mul trennipäev. Kuna reede võtsin vabaks enda trenni tegemises, siis täna viimane päev. Nüüd ongi just sai hommikuseks valmis. Vaatan veits UFC-d, kuna täna öösel oli Joaquin Buckley versus Colby Covington. Ma peamatši tulemust juba nägin, aga teisi tulemusi ei tea. Vaatan veits UFC-d. Siis 12. Estumisse Tšitši. Ja siis päeval on korra veel sõprade juures väike söömine. Nad lähevad uuel aastal Austraaliasse ja siis õhtul vaja teha veel ka jõusaali trenni, et päris tihe pühapäev tulemas on. Õhtul on vaja teha veel podcasti skript ka valmis, kuna homme meil uus podcasti osa ja külas on meil Genka. Nii et väga busy päev tegelikult.
Nüüd lõpetasin just podcast'i asjade tegemise, skripti, pildipanga, muud asjade tegemise, tegin poistega veel kiire kõne, et homme episood tuleks hästi välja. Nüüd tõmbasin kõik tehtud klipid arvutisse ja pean hakkama asjad kokku panema. Ja et saaks vlogi juba varsti välja lasta, aga nagu ikka, mina tänan. Lükka like, lükka subscribe ja kohtume juba pühade ajal.